Tervetuloa vlogiin. Moi! Moikka! Me siis oleme nüüd jõudnud sadamasse, täna on kolmapäev, kell on 5 ja laev väljub 1,5 tunni pärast umbes. Oot, me lähme nüüd Soome Ironman 70,3 lahti võistlema ja loodame, et meid ikka lastakse üle piiri, eks näis. Jaa, aga arvati, et me lihtsalt laseme Valga Eestiga üle, läheme puhkusreisile Soome. Jah, tegelikult ei ole nii. Tegelikult me lähme võistlema ja väga olulisele võistlusele. Nii et kerib, noh. No nii, hakkasime siis sõitma laevaga. No natuke küsitleti ja siis ma ütlesin, ma olen vanaemale külla ja siis ta nõudis tõendit, et mu vanaema siin päriselt elab, et kas teil on kutse ja siis ma mõtlesin, ma kirjutan ruttu Messengeris vanaemale, et kuule, et kutsu mind külla. Aga õnneks neile sobisid meie need vaktsineerimispassid ka, nii et kõik olid timmu ja nüüd me sõidame vanaema juurde. Oot. Are you married? Yeah. Or is he your boyfriend? Jõuame kohe lahtisse. Täna on neljapäev ja eile, kui me jõudsime kell 11 vanaema juurde minul, siis me käisime jooksmas, sõime kõhud täis ja läksime magama. Nii et selline õhtu meil oligi siis. Night Run näitas Strava. Night Run oli meil, jah. Ja nüüd me lähme lahtisse ja võtame välja enda stardimaterjalid. Ja proovime ujuda seal, et kas saab? Jah, lähme vaatame, kas saab äkki ujuda. Äkki reportaaž. No, sa räägid? Sealt poolt tuleb jooksurada. Sealt poolt tuleb jooksurada, läheb selja taha, läheb sinna, siit alla ja siis teeb seal taga piiril, tuleb sealt ja siit. Siin me ujume kuskil, seal tagapool. Päris suur järv on. Hirmus hakkab. Nii, saime asjad kätte. Saime ilusad kotid ka. Pakkusid frappi meile, võtsime ka frappi, aga me tegime juba tegelikult endale võikud kaasa. Nad ei oleks pidanud tegema. Et sai siin kohe pakuti frappi kõigile. Jaa, aga nüüd me lähme ujuma, nii et hea oli tegelikult, et me tegime enne võikud. Väga hea. Kõik käis väga kiirelt. Väga korraldus. Sest rahvast oli ka mega vähe. Mõned inimesed, üksikud. Aga siin on megalt hajutatud mitme päeva peale need check-inid nii-öelda. Vot. Sul aega on, jah? Konkurente ei paista! Ikkagi ujusime stardi juures ja et see läheb sinna, rada läheb sinna, siis ta tuleb siit vahelt, tuleb tagasi ja tuleb sealt välja. Siit tuleb välja. Pulgamäng. Soenduseks enne võistlust. Võistlus on ainult jäänud paar päeva. Mingi viskiga said siia? Jaa, 10 jah. Siis on mul praegu 15. Täna on reede ja on aeg teha ära viimane trenn enne homset Ironmani.
väike prep või? no Need on kõik sinu asjad või? ja me arvutasime välja, et mis seis on. Palju tuleb süüa. Mina näiteks enne starti läheb 1 keel, rattal läheb 6 võib-olla, siis läheb 3 batooni. Proovin siis jälle Snickersit, mis mul eelmine aasta siis lõualuu paigast tõmbas, sest et nii külm ilm oli ja see Snickers on kivikõva ja siis kuna mul on lõualuuga niigi probleeme, siis mul lihtsalt ammustasin endale lõualuu paigast. Aga õnneks see lihtsalt nikastas ja läks tagasi. Siuke lugu siia vahele. Ja siis jooksurajal ja nüüd tahaks mulle ka Snickersit anda. Jaa. Siia sellesse muna sisse saan lahti. Läksid mul siis soolakapslid ja siis 2 söötabletti. Kristal on vist ainult soolakapslid või? Võib-olla läheb mingi söötablett ka igaks juhuks sinna, kui peaks pahasti minema. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et see laadung keele ei mõju ilmselt kõhule just kõige paremini. Et prooviks siis hakkama saada. Rattad sättisime niimoodi valmis, et ainult söök on siis vaja peale panna ja joogid. Ja siin on meil siin mõned kotid ka juba valmis, et saab hakata asju kottidesse sättima. No hello! Täna on laupäev, võistluspäev, ärevus on sees. Ärevuspäev! Hommikusöök läks vaevu alla. Eelmised päevad mul kusjuures oli nagu 0 ärevust ja üldse närvi ei olnud. Ja eile õhtul enne maha minekut hakkas juba kerima vaikselt. Tulid mingid mõtted peale ja mõtlesid ju võistlust läbi, keskendusid rohkem sellele ja siis tuligi rohkem närvi sisse ja täna hommikul kummalgi nagu ei läinud puder põhimõtteliselt alla. Suht jah. Ilm on palav, pilvi pole, laus päike. Lubab 28 kraadi. Saab põnev olema. Aga jah. Vesi on 20, nüüd on, ma arvan, et saab 23 äkki. 23 kraadi umbes, jah. Aga näeme siis võistluskeskuses. Sul on ka päris hästi ju, rattakoht. Kergesti leitav ju. Sitten tuli päättöomariltaan pyyntö, eli 5, 4, 3, 2, 1, go! Sitten käyttää yhteen. There you go, put your hands together. That is the start of the 2021 Ironman 70.3 in Finland. Here in Lahti. Hop, Risto! Väga hea! Aeg 30-20! Pole paha! 30-20! Anette! Anette! Ütle aeg. 32-22! Tubli! Kristo just läks sõitma! 2 minutit said Kristo käest pähe! Rehv tühi va? Ei! Kristo, tubli oled! Läks, Kristo! Op! Kristo, tubli! Sa oled praegu 2 minutit! Mine! Läks!
Läks, oled ise, sa oled kiirus ise, läks. Kristo! Nonii, me oleme nüüd Eestis tagasi. Kristo teeb siis väikse võistlusanalüüsi. Ujumas jooksin kohe siis tugevate järgi vette, kohe alguses äkki olin 10, võib-olla alla selle, et saaks kohe nagu tuulda kiirematele, et saakski nagu nii palju tuulesujuda kui võimalik. Siis kui tagant tuleb keegi uus peale, siis saan jälle sinna tuulde hüpata, et saaks nii palju siis nagu säästa ennast. 3 korda vahetasin endale paariliste, siis ujumisaeg tuli 30-20, lootsin, et saan alla 30, aga selle 30-20-ga ma olen ikka väga nagu super rahul. Siis alustasin rattasõitu. Alla tuul oli, ütleme, mingi 40 kilomeetrit oli korralikult alla tuult, kiirus oli suhteliselt üleval. 20 kilomeetri peal lendas konkurent mööda. Tegin küll kõigile, tegin analüüsi, vaatasin kõik tulemused, kus osalenud, mis ajad. Aga sellist tulemust sa ei oleks kunagi oodanud. Šveitsi võis üllatas nagu ikka täiega, et ta lendas nagu ikka niukse lauluga lendas mööda. Et me ujusime vist suht sama aja äkki. Ja põhimõtteliselt jah, 20 kilomeetri peal, ta alustas 2 minutit hiljem, aga jah, 20 kilomeetri peal ta lendas niimoodi mööda, et see oli ikka kohutav. Ma mõtlesin, et okei, et ma lasen minna tal, et ma ei hakka kihutama ise, et ma olen omas tempos ja äkki ta kustub lihtsalt ära, sest ta on kuum päev. Aga tuli välja, et ei kustunud ära ja kustusin mina ära 50 kilomeetril. Et kohe sealt hakkas üles mäge minema vastu tuul ja ju siis vaata õhku ei tulnud peale ja ma koolasin ikka niimoodi ära, et pulss langes täitsa alla ja lihtsalt jõud kadus täiesti ära. Jooksma alustasin. Sa olid vist 3. siis või 4. kuidagi siuke seal vahepeal, kus sa läksid jooksma. Meil oli kokkulepe ka, minu vanemad. Et jah, et Anette vanemad siis on rae ääres ja ütlevad aega. No neid ei olnud, siis ma hakkasin mõtlema, et olgu, et loodame, et Anettel on kõik hästi, et ta on ikkagi raja peal. Siis enne ratta lõppu siis mõtlesin, et okei, et mul on suht kiirus alla langenud ja et äkki saan teda aidata siis jooksu peal, et saame ikka sama aja joosta. Ja vahet salassi jõudes kuulsin Anette häält, vaatasin, et ratast ei ole. Olgu. Siis läksin jooksma, nägin Anettet, et seisab raja ääres. Jooksmine siis ütleme niimoodi, et see nagu jooksmine ei olnud, et see oli nüüd kerge sörk oli, et 10 kilti oli üks ring, jooksin selle 10 kilti sörkides ära, siis teine ring hakkas juba nagu looma, et juba mingi jõud tuli, et siis hakkasin juba nagu kiiremini jooksma ja niimoodi taastusid ära sellest haamrist natukene. Ja hakkasin juba nagu kiiremini jooksma ja lõpuks tuli aeg siis 4.45, jah. Et ma ise ootasin natuke paremat aega, aga esimene võistlus jah, et ma ikkagi ootasin paremat aega. Väga karmid tingimused olid, Aafrika oli. Eks sa tegi oma töö ja kui pole varem võistanud ka, siis sa ei tea ka ju, kuidas üldse peale minna või mis su keha teeb või kuidas ta toimib seal. Aga jah, kell 3 oli start ja see oli täpselt kõige nagu kuumem aeg üldse, et oli 31 kraadi. Ühtegi pilve ei olnud, kogu aeg päike paistis ja peaaegu 30 kraadi vist. Aga ma räägin siis endast. Et mõned päevad on mööda läinud. Jah,
oled maha rahunenud. võib-olla. et ujuma ma läksin siis Kristo taga. Jooksime koos vette. Mõtlesin, et hoian nii kaua kinni Kristo jalgadest, kui jaksu on. Aga Kristo kadus juba kuskil 150 meetri peal mulle eest ära niimoodi, et mõtlesin, mis toimub. Alguses oli nagu siuke jumala normaalne tempo, et päris okei. Siis ma mõtlesingi, et noh, et äkki suudan nagu ära ujuda, aga Kristo läks ikka teise tempoga. Ma vaatasin küll nagu paremale või vasakule, et kas ma näen ja ma olin otse su jalgades. Et kas ma näen siin kuldse mütsiga, et on äkki oled kuskil kellegi parema tuulde saanud ja lähed sealt juba paremalt poolt. Ja lähen mööda sust. Ujumas ma mingi hetk tundsin, et no täitsa lõpp sellel asjal ei tulegi lõppu, noh. Et tagaosas seal, mida rohkem veekogu nagu keskele jõudsid, seda hullemaks läks lainetus. Et seal pidi nagu oskama ka selle rütmiga harjuda seal nende lainetega. Aga ma arvan, ma sain päris hästi hakkama. Ujusin siis 32 minutiga. Ja veest välja jooksin, noh, mul oligi eesmärk seatud 32 minutit ja ma olin maru rahu sellega ja nägu naerul tulin veest välja ja siis jõudsin ratta juurde ja kiiver pähe ja hakkasin minema rattarajale ja rehv tühi. Kuumaga oli siis... Kuumaga oli pauk käinud vahetusalas ja hakkasin siis võtsin siis jooksu alt ära. Mul oli siis juhtunud selline jama, et mul olid võistlusjooksud tegelikult koju, mis tekitas juba natukene ärevust. Aga õnneks mul olid treeningjooksud kaasas, aga nüüd tuli välja, et sellest kasu väga ei olnud, sellepärast et rehv läks. Ja pealt ma seda kahjuks ära ei saanud, sest see on nii, ma ei tea, mis rehv seal peal on. Tugeva äärega oli see. Nii kõva äärega, et ma ei jõudnud seda lihtsalt pealt rebida. Isa veel raja ääres karjus nagu, et äkki on tehniline abi ja kohtunik lehvitas kätega, et kahjuks ei ole ja ei saa mitte midagi teha ja aidata ei saa. Võtsin siis isegi endal need rehvivahetuse asjad kõik välja ja vaatasin, et mul on üks heebel kotis. Ehk siis ma ei oleks mingil moel seda rehvi ilmselt pealt ära saanud või peale, sest et see ühe heebliga nagu seda väga ära ei teinud seal. Et pärast me proovisime seda vahetada ka ja päris kaua aega võttis Kristol ka selle vahetamine. Ja siis, kui me saime vahetatud ja lasime rõhu sisse, siis läks see varurehv ka puruks. Nii et selline takistus tuli siis minu teele sellel võistlusel. Et õnne on ka vaja ja seekord seda õnne ei olnud. Et tuli katkestada. Aga horoskoop ütles ka täpselt nii, et takistus tuleb ette aga seda horoskoopi me alles vaatasime nädal hiljem. Ehk siis nüüd ja seal oligi 3. kuupäev, meil oli ka võistlus. Et on halb päev. Ja ka öeldi, et... Libast on nagu banaanikoorel, et ju see rehvi purunemine oli siis minu banaanikoor. Et kahjuks tuleb ka selliseid tehnilisi viperdusi ette, et aga järgmisel võistlusel siis targemana ja tugevamalt peale ja eks näis, mis saama hakkab. Järgmine võistlus on Otepää olümpiadistants. Balti meistrivõistlused. Vaata, aga selline sai seekordne video. Et alati tasub kõik asjad mitmekordselt üle kontrollida, kui aega on. Jah, sa ei olnud üldse närvis ka. Midagi sellel, jah, väga veider kogemus ja väga veider võistlus, aga eks takistusi tuleb ka teile vahepeal ette ja tuleb neist üle olla ja tugevamana jätkata. Vot, davai, tšau!